tõttu jääb saak kehvemaks? Kas ka näiteks professionaalsele sportlasele peaks sel juhul maksma peale, kui ilm keerab ära ning rekord jääb sündimata? Saak jääb ju koristamata. Selle meie ühiskonda haaranud raha jagamise mudamaadluse juures, kus igaüks vaatab, palju ta saab ja kes jääb ilma, mõjub kui sõõm värsket õhku kohtumine inimesega, kes ei tee kõike siin ilmas vaid raha pärast, vaid tegemise rõõmust ja mõnikord enamgi veel teiste inimeste rõõmu nimel. Ei ole, järsk nõks, jah. Proua Vaike tõmbab masina käima, ragistab käigu sisse ja võtab paigalt oma elu esimesed meetrid autoroolis. Abikaasa Ants jälgib tähelepanelikult, kas naine saab ikka väravaugule pihta. Ta vahetab käiku ka, aga ta tahab harjumist saada, ta on eakas inimene juba ja mina olen, ma ei tea, kui ma käima hakkasin, olin juba, tegin juba auto häält. Aga naisterahvas. Tõenäoliselt on Saaremaal Piduste külas elav Vaike ainus naine terves Eestis, kellele abikaasa on oma kätega auto valmis ehitanud. Või on see üldse auto? Vaata, kui ma isegi teaksin seda asja, ja oleks, kui keegi ütleks, et ei tea, kas ta on nüüd, on ta nüüd kiiksuga auto või kapotiga mopeed. Kuressaare veevärgis pumbamasinistina töötav Ants Saas on kõva meistrimees. Juba 30 aastat tagasi ehitas ta kolhoosi töökoja tagant korjatud vanarauast tänaseni töötava traktori. Seejärel pani just tema poolt motorolleri baasil välja mõeldud ja valmis ehitatud sõiduk aluse Peipsil levinud kummijukkude traditsioonile. Enam-vähem tsentri ühe kõrgudesse ja läheb nii, kuidas jõuad ette anda. Antsu värskeimate meistritööde hulka kuulub ka see peensusteni läbimõeldud originaalse konstruktsiooniga puulõhkuja, mis töötab nii elektri pealt kui ka näiteks metsas traktori tagant. Vaat kui viitsi lõhkuda, siis pead ju mõtlema. No ikka jah. Ja kui hästi laisk oled, siis pead, kuidas sa hakkasid kirvega taguma seda? Kui lähim kauplus kolis Aasade pere talukohast 10 kilomeetri kaugusele, hakkas Ants ühe mahakantud Daihatsu baasil möödunud sügisel meisterdama kaasale masinat poesõitudeks. Tõsiasi, et juhilube pole naisel kunagi olnud ega ilmselt saagi olema, seadis projektile omad tingimused. Enne ehitamist ma käisin Arkis ja küsisin, et kui tahaks ehitada midagi taolist, siis et mis tingimused on. Siis öeldi, et kui on alla 50 kubiku tujumaht ja kiirus ei ületada 45 kilomeetrit tunnis, siis tee, mis tahad. Ja nii sai tehtud. Nüüd ta arvel ei peagi kuskil olema? Ei, absoluutselt. Ei kindlustust, ei lubasid, ei midagi. No aga te lähete temaga ju ometi tänava peale liiklusesse. Ja sellega oli ka niimoodi, enne kui ma siia maale tulin taga, siis ma käisin ka politseist läbi. Ja ütlesin, et Nänni on selle masina nimi, et vaata, ma viin ta nüüd sinna aga naine ei julge rooli istud enne, kui on politsei ta üle vaadanud. Ja ka politsei ei tulnud huvi, ütles, et küll me tee peale vaatame. Eks ta ei ole. Vaid 49 kuupsentimeetriline mootor dikteeris ehitusel omakorda tingimusi. Et pisike jõuallikas jõuaks vedada, tuli sõiduk teha nii kerge kui vähegi võimalik. Ja see on nii kui naiste rahvastelgi, et ikka tuleb ikka rasvatõrjet teha. Ja nii võtsin, pidi ära võtma originaaluksed ja originaaltoolid ja tooli kaalus 15 kilo ja uks kaalus 12 kilo ja... Kuni käigukangini välja? Jah, täpselt. Käigukang on suusakepp, soolatoos ja makroflex. Kui palju sealt võitsite? Originaalkang kaalus mingi kilogramm, aga nüüd ta kaalub, ma ei tea, 100 grammi või. Mis aga ei tähenda, et masinal puuduksid mõned luksuslikud lisad.
kui näiteks kiigata läbi klaasist kapotigaane mootorit, siis... Mis asi see on? See oli nüüd mingi saare nali või? Ilmselt küll. Ongi kohe mõeldud niimoodi, et... Selleks ta ongi tehtud sinna, jah. Et mandrimehi üllatada. Ja töötab ka? Ikka töötab. Ja inimesed tulevad ja saavad mis? Ja nad tulevad nii nagu kärbes liimile. Ilmselgelt iseloomuga auto. Saaremehe iseloomuga auto ja sisuga, mida iganes see kõik endas ka ei sisaldaks. See on ikkagi tegelikult nii ilus ja armas, et üks mees ehitab oma kätega naisele auto veel pärast nii pikki abiellus oldud aastaid. Väga ilus ja paneb autole veel abikaasa nime ka. Kui ei oleks oma silmaga näinud, siis ausalt öeldes peaks vist isegi seda muinasjutuks. Jah, muinasjutuga muide on tihti meedia võrrelnud ka meie järgmise loo peategelast.